Tere jälle, Palle autoringlusest siin ja eelmises videos põgusalt nähtud Audi A4 on praeguseks müügis, ehk siis tähendab, kohe panen müüki, praegu veel ei ole. Teha ei olnud palju, aga koristamist ja küürimist jagus, auto sai puhtaks, ta sai põhjaliku välipesu ka koos igast mingite pigieemalduste ja asjadega. Näeb väga ilus välja seest ja väljast, ülevaatusel käisime. Nagu ma arvasin, siis täiesti puhas leht, ühtegi viga ega puudust tal ei olnud. Ja nii-öelda, ütleme siis, et vedas. Et tegelikult ilma ülevaatuseta ostes on see oht, et ei tea täpselt, kas heitgaasid on korras, kas pidurid on korras, aga kõik oli viimase peal. Olen mõned päevad jõudnud taga vahepeal ka ise sõita. Ei ole mingeid üllatusi tulnud ja müüki ta läheb. Sai minu arust jube hea. Kolleeg Martin arvas sama, et väga korralik B8 ja nüüd on võimalus siis tulla vaatama ja proovima. Et ma näitan kiirelt videos selle auto üle. See Nissan Skyline siin taga, see ei ole autoringlus oma. Vaatasin põgusalt läbi ka hooldusajaloo. Sellel autol on ka ports arveid kaasas. Mulle sellised autod alati väga meeldivad, kui ma näen, mis on tehtud. Tal on olemas hammasrihm, mis veab siis sissepritse pumpa. See on vahetatud, arve on olemas. Kastiõli on vahetatud, 2 arvet on, üks oli üsna vana, üks oli mõni aasta vana. Igal juhul kastiõli on selle Eestis oleku aja jooksul vähemalt 2 korda vahetatud. Olid veel erinevad arved mingitest sillatöödest, ma ei mäleta isegi peast, väiksed odavad asjad, roolivardad või rooliotsad, mingid puksid, sarniirid, midagi sellist. Sillaregull tehtud paar aastat tagasi, aga seda üle ei pea tegema, sest et kõik on korras ja viimane hooldus oli umbes 5000 kilomeetrit tagasi, selle jaoks oli siin Jossi auto. Jah, Jossi auto kleeps ja Jossi autot ma olen kuulnud. Jossi auto on sõber Sandri toetaja rallisõidus, kui ma ei eksi. Ehk siis Paide Jossi auto on selle viimase hoolduse teinud ja vaatame siis ringi peale ja vaatame kapoti alla ja paneme käima ka, kuulame mootori häält. Siin ei ole kapoti peal isegi eriti täkkäid. Tavaliselt sellise läbisõidu juures, see auto on 360 000 sõitnud, on kapott täkkäid täis, siin ei ole. Seekord ma lasin siit pesta ka, sellepärast et must oli. Kliima on täidetud selle hooaja alguses. Väga külma õhku puhub. Kere on tal väga hea ja ma näitan seda iluviga, millest ma rääkisin ka. Siin taga on see iluviga, millest ma rääkisin ja hetkel on ta kaetud. Selle võib veel korra üle katta. Siin oli pindmine rooste, siin ei ole auku. See paneel on eraldi värvitav. Kui see kedagi nii väga häirib, siis jumal küll, see on võimalik teha. Et kui mul maaler peaks helistama, et tal on vaba aeg, loomulikult ma lasen selle mingi hetk ära teha, aga selle detaili pärast ma kindlasti 2 nädalat järjekorras ei oota. Et auto läheb müüki sellisena, see iluviga on minu arust vähe oluline sellise koha peale, selline väike. Salong on väga korralik, väga vähe kulunud. Et auto on ikkagi 360 000 sõitnud ja nendest istmetest mina seda kuskilt välja ei loe. Siin on Tefa salongi puhur ja ees on pistik, ehk siis see auto on ploki ja salongi eelsoojendusega. See on paigaldatud Eestis, arve on olemas. Ehk siis, kui kellelgi on võimalus ühendada auto vooluvõrku, siis on võimalik saada täiesti soe auto talvel. Ja vaatame taha ka. Niimoodi näeb ta siit siis välja. Aga minu poolt siin koha peal on praegu kõik, lähme sõidame ka ja räägime sõidu ajal edasi, aga ma juba ütlen ära, et siin ei ole mingeid üllatusi. Väike proovisõit siis ka, et minu arust siin liiga palju proovida ei ole, salong on jääkülm igal juhul, seda ma võin öelda. Et auto käis täna ülevaatusel, ma olen taga ise ringi sõitnud, minul midagi silma kõrva ei ole jäänud sellist, millega tegelema peaks.
ja nii ta siis müüki lähebki. Aga ma räägin natukene sellest autost ise, et ühesõnaga Audi A4, levinud auto, populaarne auto ja seda on jah Eestis palju. Et noh, mõni kindlasti, ennustan ette, juba paneb kommentaariumis, et et ainult esiveoline, et umbes, et võiks ikka nelik olla. Ja ma olen nõus, et nelik on kindlasti atraktiivsem paljude jaoks, aga see on ka kahe otsaga asi. Et paljud inimesed ei vaja tegelikult nelikut ikkagi. Et mul on olnud Audi ostjaid küll omajagu, kelle jaoks see, et neliratast ei vea, ei ole probleemiks, sest et nelivedu teatavasti on ka suurem kütusekulu ja hoolduskulu. Et jah, ta on esiveoline, aga praegu just vaatasin, et keskmine kütusekulu, see on muidugi ilmselt olnud väga paljuski Paide linnasisest sõitu, 7,3 liitrit, aga see auto on väga terava liikumisega, et ja ma ei tea, palju ta kaalub, aga no ta kindlasti nagu väike auto otseselt ei ole, et ma arvan, et ta on niisugune keskklassi auto ja väga mõistlik keskmine kulu. Maantee on siis kindlasti sellest oluliselt vähem. Ja noh, nelikuna ta kindlasti võtaks rohkem, seega see esiveo pluss on nii-öelda see väiksem kulu. Aga see selleks, et päeva lõpuks ikkagi nelik on pigem natuke atraktiivne, aga noh, siis ta oleks ka kallim. Mootor 140 kilovatti, kindlasti küll ja veel selle kere kohta, et jällegi maitse asi, on võimalus ka 176 vist saada seda kere, aga taaskord küttekulu vahe sealt kindlasti tuleb. Ja proovime kiirelt läbi, ma juba olen seda korra teinud, püsikiiruse hoidja töötab, adaptiivne ja aktiveerub, teeme kiirkorras aknad, kõik aknad käivad, peeglid käivad, muusika mängib, seda ma tean, sest et ma kuulasin, aga paneme nüüd õige mingisuguse jaama peale ka. Ja muusika töötab, tuled, pirnid kõik põlevad, ülevaatusel ühtegi ei tuvastatud. Istmesoojendused on mul proovitud, nad töötavad. Defat ma ei ole eraldi proovinud, aga noh, Eestis paigaldatud asi arve kaasas võiks eeldada, et see asi töötab. Tartus saab näha ja proovida. Pane muusika kinni. Saab pikka proovisõitu, saab minna eraldi kontrolli ja saab osta ka järelmaksuga. Et järelmaksuga ostmise puhul siis on eelduseks ikkagi see, et inimesel ei ole mingisuguseid pattusid hingedega stiilis kohtutäituri maksmata nõuet ja on ametlikult laekuv sissetulek. Et selle suurust ma ei oska täpselt öelda, palju see olema peab, aga lõpliku otsuse jaoks on oluline nii sissetuleku suurus kui ka kohustuste suurus. Et kui tahad osta järelmaksuga, siis saada mulle kiri autoringlused@gmail.com, kirjuta oma soovist. Ma saan teha sulle pakkumise ja järelmaksulepingut saab koha peal sõlmida. Ehk siis väga lihtne ja mugav. Ja ühesõnaga võtke ühendust, saab kirjutada Facebookis autoringluse lehele, helistada 56-222-992 või kirjutada autoringlused@gmail.com. Ja siis lepime kokku sobiva aja mõlemale ja tulge kohale ja vaadake asi üle. Tehingut saab alati teha soovi korral kohe, autod on kõik autoringluse nimel ja vormistada saab tänapäeval siis teatavasti üle interneti, et Maanteeametis ei pea käima. Aga minu poolt tänaseks kõik ja kohtume järgmistes videotes.